Tere hommikust, head inimesed. Oleme täna hommikul otse eetris jälle ja nagu te näete siin pildi peal, me oleme nii raadios kui pildi peal, et tere tulemast jälle Egon Sarv siia meie stuudiosse. Tere! Ja täna me siis räägime jälle kõigist asjadest, mis siin ilmas toimub või? Mis ilmas toimub, jah. Jah, ja igasugused asju toimub. Üks kõige suurem uudis praegu tuleb Hispaaniast, on ju, sa tead. Et, seal on suur hulk marokolasi, mõtlesid Euroopa Liitu külastada. Jah. Suvine turismireis. No vot. Ja aga nad ei taha võib-olla tagasi minna. Neid oli kuskil 60 000. Nad ütlevad, et mõtle, kui sa kujutad, et meil siin Saaremaal selle koha peal, kus see rahvas oli, neid oli kuskil võib-olla kas palju vähem, kas 40 000 või umbes nagu Saaremaa on ju. Midagi taolist, et Saaremaale järsku tungiks 60 000 musta meest ja need on kõik noored mehed, naisi ja lapsi ei ole ja lihtsalt tungivad sisse. Ja Eesti Vabariik on omal siuksed seadused teinud, et sa ei tohi neid välja ka saata enam. Pead neid kõiki katma ja toitma. Nii. Ja ütleme nii, et Eestisse nad võib-olla tulla ei tahagi. No me aga sa seda oled kuulnud, et üsna levib ka see arvamus, et see on Iisraeli ja Ameerika kättemaks Hispaaniale. Ma olen kuulnud ka seda, jah. Ja, sellepärast, et kui Iisrael ja Ameerika läksid Iraani vastu sõtta, siis Hispaania keelas oma territooriumi ja sõjaväebaaside kasutamiseks. Ja. Vaata. Lihtsalt selline nurk siis. Siin on selline jutt ka veel. See on meie jaoks ka nagu selline Hispaaniat juhivad sotsialistid. Ja nad on teinud ju selliseid seadusi ka ja seal oli vist kogu see kupatus, miks nad julgesid sealt üle piiri tulla, oli see Hispaania mingisugune kohtuotsus ka veel. Eks ole, ja Hispaanial mingisugused seadused, nii et, ja see ka, et Hispaania andis kõigile illegaalidele nagu passid ja neid oli seal, ma ei tea, 500 000 või rohkem veel, eks ole. Ja nendest võib saada, kõigist on saanud siis Euroopa kodanikud. Nii et vaata, sotsialistid teevad, see on alati nii olnud. See on Ameerikas nii olnud, vaata, kui Ameerikas demokraadid on ju sisuliselt kommunistid või sotsialistid. Et kui nemad seal valskusega presidendi said, see, kes ei teadnud, kus on vasak või parem pool, Biden. Ja siis avati ju piirid. Ja. Ameerikas avati piirid ja sinna tuli sisse, ma ei tea, mitu miljonit kurjategijad, kas kurjategijad või teistest riikidest. Kõik ei ole kurjategijad, aga nende hulgas on ja. Nii et vaata, ütleme, sotsialiste ei tohi kunagi võimule lasta. Ja vaata, see on ka, et ütleme näiteks nagu kui Ukraina sõda puhkes, on ju. Ja väga palju ukrainlasi tuli Poola aladele, eks ju. Nüüd, noored mehed ei taha sõtta minna, aga nad on sõjaväekohusluse eas, on ju. Aga ükski normaalne inimene ei tahagi sõtta. Ei taha sõtta minna. Ja nüüd emad-isad ütlevad, et põgene ära Euroopa Liitu ja nad põgenevad ära, eks ju. Aga nüüd Euroopa Liidus, näiteks Poolas, ei ole neil enam, neil ei ole kodu, neil ei ole perekonda, neil ei ole tööd, neil ei ole nagu mitte midagi, nad on ära lõigatud, nad on põgenikud, eks ju. Ja nüüd nad on noored sõjaväeeas noored mehed, eks ju, oma elu alustamas ja nüüd nad on põgenikena võõral maal, võõras keel, aru ei saa ja nüüd sa ikka koondud nagu gruppidesse, eks ju, omadega. Nii nagu eestlased Vene sõjaväes ikka eestlane oli kui nägi Baltikumis, siis vennastusid, on ju. Nüüd need ukrainlased ka vennastuvad seal omavahel, eks ju, on Ukraina grupid,
aga nüüd neil on vaja süüa ja nüüd see noor, kes muidu nagu absoluutselt ei mõtle kuritegevuse peale. Nüüd võõral maal see olude sunnil, kõik see viha, kibedus ka, võib-olla tal on isa surma saanud sõjas, võib-olla on kodu puruks pommistatud ja nüüd sellel võõral maal neil tekib veel võib-olla konflikt ka nende poolakatega, aga poolakad ka ei taha, et ukrainlased seal on. Ja siis ongi niimoodi, et väga palju neid noori, ka Aafrika noori, kes muidu ei oleks oma kodumaal kurjategijad, nüüd võõral maal põgenikena ellujäämise nimel ja see on kergem vastupanu tee, alguses hakkad varastama, siis hakkad röövima, siis ja need Poola linnad, mis on Ukraina piiri lähedal, need on ukrainlasi täis ja seal pidi olema niimoodi, need poolakad on nagu täitsa hädas, et need Ukraina jõugud valitsevad, eks ju, siis on seal see prostitutsioon levib kohe, hakatakse sundima kohalikke tüdrukuid prostitutsiooni ja see kuritegevus nagu plahvatuslikult laieneb ja võib-olla see nagu hingemaalla see poolt ongi taotluslik, et sa oled saanud nagu normaalsed inimesed suunata nagu, sa oled nad katki teinud, nende pered lõhkunud ja nüüd nad on kurjategijad ka veel võõral maal. Ja see on traagika. Jah, muidugi, ütleme sealt Aafrikast, nad üldiselt teavad, et Euroopas on elu parem, jah, ja siin antakse kõike tasuta, sa võid nõuda siin kõike asju, eks ole, nad vaatavad, et need on eurooplased on sellised otud ka, nad annavadki sulle kõik, on ju, sa võid kõvat meest mängida. Ma mäletad, ma vaatasin neid videosid siis, kui Merkel, mäletad, kutsus nagu, et tulge kõik meile Saksamaale. Ta ütles, et Saksamaa on kas aastas võimeline ära teenindama 1 või 2 miljonit põgenikku, eks ju. No midagi oli ja esialgu võeti seal isegi lilledega vastu ja ja, plakatite ja lilledega, jah. Aga ma vaatasin seda, et kas ükski see, kuidas nad sinna sisse, nad olid jube ülbed. Nad peksid seal politseiautosid ja politsei absoluutselt midagi ei teinud. Et näiteks, et kas oleks võimalik, et mingi kuningriik normaalne laseb endale sisse tungida ja need märatsevad seal sinul, on ju, nad oleks pea maha löödud kohe. On ju nii? Ütleme... sõjavägi oleks vastas, ütleme varasematel aegadel. Jah. Aga nüüd tehti... Nüüd on globalism. Ja see ongi taotluslik ja vaata, see on nõnda, et rahvas ei pea seda tahtma, aga need inimesed, kes tipus on, kes otsustavad, nendele makstakse raha, palju raha ja on siis see blackmailing, on ähvardamine, eks ju, neil on mingisugused luukered kuskil kapis, mis ähvardatakse avalikuks teha. Ja nüüd need otsustajad, vaata, ega meil ju ka, Tucker Carlson ju ütles mingisuguses saates, kes sealt Fox Newsist välja aeti, nüüd hästi kuulus, ta tegi oma kanali TCN, Tucker Carlson News või? Ja ma ei mäleta, millise riigi kohta oli, aga keegi Ameerika poliitik ütles, et Iraan vist, et Iraan on diktatuur, et see ei ole demokraatia. Ja siis Tucker Carlson ütles, aga Ameerika ei ole ka ju demokraatia. Sest demokraatia on see, et rahva tahe nagu... Nii. Aga meil ju ei ole rahva tahe. Ütles otse välja nagu. Ja vaata, ega Eesti ei ole ka demokraatia. Me räägime demokraatia, aga tegelikult ei ole ju demokraatia, sest rahva tahe ju ei... Sellest sõidetakse üle. Tähendab, meil on väga kaval valimissüsteem. On ju? Nagu Venemaal ja nagu Venezuelas oli. Ja. Et see oli... See värk on kõik selline... Ameerikas ma arvan, et Ameerikas valisid ka surnud need pensionäärid valid. Vaata, siis kui ongi need demokraadid Ameerikas demokraadid, meil on siis siin liberaalid, ütleme nii, liberaalid
see ei ole see päris liberaalsus, mis need on, aga see on mingi imelik värk, on ju, sisuliselt on nad kommunistid või tont seda teab, kes. Ja kui nemad nagu korraldavad valimisi, siis on ju teada. Ameerikas korraldasid nemad, noh, nüüd nad teevad, Ameerikas tahavad tegelikult ikkagi seda asja ringi teha. Et seal peaksid saama valida ainult riigi kodanikud. Sest seal oli enne, süsteem oli ikka täiesti kummaline, et sa võis ükskõik must mees või kes iganes täiesti tundmatu läks ja võis mitu korda valida ja tema käest ei tohtinud küsidagi ühtegi dokumenti. No nii lausa. Oli ju nii. Ma ei tea. No ma olen vaadanud seda, et see on rassism. Et kui sa dokumenti küsid. Jaa, kui sa dokumenti küsid, aga nüüd on praegu üle Ameerika tegelikult, nad püüavad seda normaliseerida, et ainult kodanik saab valida, et selline värk on. Muidugi ei saanud muidugi ei olnud sellepärast Biden, sellepärast Biden tõigi sisse kui Bideni ja Trumpi need valimised olid ka, eks ju, siis selleks, et neid võita vabariiklasi, oli vaja rohkem hääli ja siis muidugi. Teed piirid lahti, lased kõik need sisse, annad neile nagu rahalise süsti, aga selle süsti eest nemad hääletavad ju sind. Ja, see on tüüpiline sotsialistide üldine, nüüd on juba ütleme nii, et liberaalid, eks ole. Nii nagu Eestiski praegu valitsevad liberaalid, eks ole, juba nad jäävad meile siia sisse seda islamit, näiteks esialgu vangi panevad, aga hiljem nad pudinevad sealt igale poole laiali ka ju. Tartu vanglasse viiakse. No see oli sama nagu vaata, kui Ameerika Ühendriikide väed tulid sisse. Tulid enne jõule aastaid tagasi. Ütlesid, et tulevad, kui ma õigesti mäletan, kas 3 kuuks või? Siia Eestisse, jah? Kõige esimest korda. Rahvale öeldi, et tulevad 3 kuuks. No siis pikendati, nüüd on statsionaarselt, on ju. Ei, enam nad läksid juba ära. No nemad läksid ära, aga mingisugused NATO väed on siin olemas, on ju. Jah. Et seal kuule, aga nemad on meie vabaduse garant. Jah, garant. Sa siis ei tea. ma räägin seda, kuidas see vabaduse garant sisse toodi. Jah. Ja vaata, alguses ongi, me toome ainult 3 kuuks, on ju. Et väga paljud inimest, vaata, on selline ütelus, et ma oma sõnadesse panen, et see, kelle sõjavägi on nagu territooriumil, see riik tegelikult valitseb. Jah. Nii. Ja nüüd, kui tulid esimest korda need Ameerika sõjavägi sisse, on ju, siis väga paljud olid kohe vastu. Ja nüüd selleks, et seda vastupanu nagu summutada, öeldi rahu, ainult 3 kuud, on ju. Nüüd täpselt samamoodi on, et me toome sealt need vangid, eks ju. Siis me ütleme, et ära muretse. Ainult nad on seal kinni. Kuule, ja me saame raha selle eest. Ja me saame raha selle eest. Ja nad on seal kinni majas, on ju. Aga sa ei tea, võib-olla natuks aja pärast on nad sealt vabad, on ju. No võt. Ja võib-olla see on, see on nagu mitte inimkaubandus, aga see smugeldamine. Sa tood selle kaudu nad siia, eks ju, siis annad talle amnestia, lased vabaks, ütled, et võetakse mingi seadus vastu, et võid ja. No võt. Ja nii käib kogu värk siin ilmas. Aga mingisugune, vaata, sina rääkisid seda, et see on nagu kuskilt ülevalt poolt nagu dirigeeritud asi ka. Jah, ma olen lugenud. Jah, aga näiteks, ma mõtlen huvitav, mis on inimeste peas näiteks Inglismaa on ju. No Inglismaa kohta öeldakse, et see enam pole nagu, see on juba üle võetud islamiriik. Jah, öeldakse Londostan või Londonistan või? Jah, et huvitav, et kas see on ka kuskilt dirigeeritud värk, ongi võib-olla mingi globalistide süsteem, et lasta islam sisse või see on, islamil on muidugi omal mingisugune ütleme selline poliitiline islam, et ta võtabki lihtsalt üle
tuleb sisse ja siis võtavadki, on ju valimiste teel võetakse asjad üle lihtsalt. Ja ongi sul islamiriik. Jah, sul valitseja tuleb ja vaata, nad on targad, on ja ütleme, võetakse õppinud inimene, kes näiteks minu arust New Yorgi linnapea, ma ei tea, Londoni linnapea on. See on New Yorgi linnapea. Jah. Jah. Et järjest rohkem on niimoodi, et on sealt kandist, eks ju. Kes, ja nüüd nemad juhivad suurt linna. Aga see linn on pankrotis. Vaata, ta on sotsialist, aga ta on kommunist ja ta on ka islamist. Nii et nad on kõige hullem variant, mis üldse olla saab. Ja rahvas valis, vaat seal oligi rahvas vali, isegi nad ütlevad, et juudid valisid, on ju. Kuigi ta on, ütleme, Iisraeli vastane ja selline, aga tema, vaata, mis nad lubavad, et kõik saavad tasuta, transport on tasuta, no kus see raha tuleb ja nüüd nad räägivad seda, meil tehti ka ju tasuta transport. Noh, see oli natukene tervemõistuslikum. Jah, Keskerakonna see. Ja, aga see oli mitte midagi taolist, nagu seal teevad. Et see vend on nagu kummaline. Nüüd tema räägib seda, et rikastelt tuleb raha ära võtta. Jah, nagu Robin Hood. Jah, no nad toovad välja täpselt nii, nagu oli, nagu siin marksism ongi ju selline. Rikastelt raha ära võtta ja nüüd sealt põhiliselt põgenevadki sealt linnast rikkad ja maksumaksjad, ütleme, kelle kulul kogu see linn nagu püsti seisab, nad põgenevad. Nii et huvitav, mis sellest linnast saab. Seda nagu huvitav vaadata, et mingisugune kommunist saab nagu vaata inimeste, me oleme rääkinud siin, meid on võimalik manipuleerida, räägitakse magusaid sõnu, miks ma täna ka natukese pärast räägin sellest manipuleerimisest. Miks üle Euroopa sotsialiste on valitud, igal pool tegelikult riikide ette otsas on praegu ju sisuliselt ju marksistid. Eestis samamoodi ju. On ju? Et see nagu kuskilt poolt dirigeeritud värk ja need riigid lasevad sisse kontrollimatult nagu migrante on ju ja need võtavad lõpuks üle ja see on islam. See on, ma ei tea, kas ta nüüd islam on, aga ingemaanlase kurisüsteem on ta igal juhul, eks ju. Aga islam on selle üks osa, eks ju. No jah. Üks osa. Teine pool on, ütleme näiteks, vaata see on nii nagu see, ma eelmine kord ka rääkisin, et kontrollitud opositsioon. Et kui sul on üks pool on tugev pool ja teine pool on nõrgem pool, siis sa ei taha, et see nõrgem pool sõdiks selle vastu. Siis sul on vaja, et mõlemad oleks sinu kontrolli all nagu. Et sa kontrollid seda poolt ja sa kontrollid seda poolt ja vaata ongi niimoodi, et nagu see, ma kunagi rääkisin, et ma käisin lapsepõlves kolhoosi lehmakarjas. Ja siis, kui hommikul oli lehmad vaja karjamaale saata, siis sa pidid need aedikud täpselt niimoodi, et õige aediku teed lahti värava, suunad lehmakarja sinna ja teised on jälle kinni ja sa täpselt õigesti suunad niimoodi täpselt sellele karjamaale, kuhu sul teda vaja suunata on. Ja vaata, nüüd on ka niimoodi, et need, kes kontrollivad, kes neid ohjasid tõmbavad, neil on nagu inimmassid nendes kolmanda maailma riikides, näiteks Aafrikas, on nagu see, ütleme, see karilooma kari aedikus. Ja nüüd tõmmatakse pulk eest ära ja suuname, näiteks meil on vaja suunata need massid praegu Euroopasse. Ja vaata, üks põhjus veel, miks Euroopas suunatakse, on see, et globalistide jaoks, vaata, Ameerika on multikulti, on ju. Seal on valged, seal on igasuguseid värvilisi inimesi on ja seal ei ole nagu sellist ühtset homogeenset rahvast. Aga Euroopa riigid on siiamaani homogeensed, võib-olla välja arvatud Holland ja Belgia, mis seal on. Et need on multikulti. Aga teised on suhteliselt homogeensed. Saksamaal elavad sakslased, Rootsis elavad rootslased, Norras elavad norrakad. Sakslased on juba hädas. Ei, vaata,
selle globalismi multikulti peale selle suunatud töötegevuse tõttu on sakslased juba hädas. Just. Aga algselt Saksa oli Saksamaa, on ju. Nii. Ja Saksamaal mitte kaua aega tagasi Saksamaal elasid sakslased ja Norras norrakad, Rootsis rootslased, Eestis eestlased ja nii edasi, on ju. Igas riigis on nagu oma rahvus, aga vaata häda on selles, et see oma rahvus kaitseb oma rahvust. See on normaalne. Aga see ei ole hea globalistile. Tähendab, on vaja see, võtta see vaata, Piibel ütleb, et iga rahvas elagu omal maal. Ja, võtame nüüd mikseri, on ju. Miksime kokku, ja. Lased, sassi on ju. Ja vaata, kui sul on multikulti, siis see, ütleme, eestlane elab Norras, aga ta ei kaitse nagu Norrat. Ta ei seisa Norra tõdede eest, Norra rahvuse värvide või rahvuse muusika või rahvariiete eest. Sest tema on eestlane. Lätlane, kes elab nagu Eestis, temal on ikka omane Läti rahvuse sümboolikaid ja kõik niimoodi. Ja nüüd, kui tulevad veel Afrikas sisse, siis neid ei morgenda see, kas sakslane laulab saksa keeles või mis asi on. Teda huvitab, nemad toovad sisse nagu oma kultuuri. Ma ise elasin Indoneesias, kõigepealt ma sain päästetud korealaste, Lõuna-Korea missionäride kaudu. Ja ma elasin Tartus Anneliina korteris Korea perekonnaga 3 aastat. Nii. Nüüd, mis sa arvad, kas me viljelesime seal nagu eestlust? Ei viljelenud. Me sõime riisi, ma sõin pulkadega, ma sõin kimsi. Isegi nii? Ja, seal ma õppisin pulkadega sööma, siis ma sõin kimtsit, õppisin riisi sööma, need, mis praegu need Korea toidud on, eks ju kõik. Ma sõin 3 aastat neid. Siin ei teadnud nagu keegi neist eriti midagi. Praegu on Korea, on siin igasugused need toidud ja on küllalt populaarne ja Korea, kõik, mis Koreasse kuulus, Korea kultuur ja kõik see. See oli osa minu igapäevasest elust Tartu linnas, eks ju. Seepärast, et need Korea missionärid, nad tulid Eestisse, nad elasid Eestis, aga nad elasid nagu, nad õppisid, selles mõttes müts maha, nad õppisid aasta aega eesti keele ära, on ju. Nad rääkisid eesti keelt ja püüdsid teha ka, ütleme, tudengitele püüdsid teha kartulisalatit aga mul oli alguses nii võõras, nad praadisid muna suhkruga, praadisid vorsti suhkruga, on ju. Praadisid? Jaa, nad andsid mulle, Tartu Ülikooli, nad võtsid oma võileivad kaasa, need olid praevorst leiva peal, on ju. Praemuna leiva peal, aga need olid suhkruga tehtud. Kuule, aga siin Kuressaares on ju ka selline toidukoht nagu Monk. Ja, Viljandis on ka. No võt, ja kui sa seda, mulle isegi maitseb see, sest seal on ju ka, nad on peaaegu magusad asjad, need lihad. Seepärast, et Hiina toit on magusapu sageli. Ja need on Hiina toidud, mulle meeldib ka Hiina toite teha, on ju. Ma teen kodus, sest me oleme, nagu mu lapsed on Aasias kasvanud ja meie pere on väga nagu riisisööja. Rohkem kui, ütleme, kartulit, et sa võid, kui midagi süüa ei ole, ma piltlikult midagi süüa ei ole, viruta pott valget riisi ette ja lastele hästi Kim läheb ja Kim peale, eks ju, see Kim on Eestis hästi populaarne, aga te ei tea ilmselt, et see sõna Kim on. Kim on, vaata, need roheline vetikas, milles sushit tehakse. Aga see sushi paber, seda sushi tuleb Jaapani keelest. Ja sushi on rohkem nagu tehakse kalaga. Aga korealastel on sarnane toit, on kimbap. Ja see on Korea toit ja ta on natukese erinev, aga nüüd need poes, mis praegu on hästi populaarseks saanud, on nagu sushi paber, aga ta on, sushi paber ta ei ole nagu kuumutatud, ta on selline tume roheline, eks ju. Aga teine on niimoodi, et ta kuumutatakse ära
õõrna õlikihiga, pannakse sinna maitseaine või sool peale ja siis ta on säkkene natukese krobeline ja see on Koreast tulnud tegelikult ja siiamaani kõik need pakid müüakse, mis poes ostad on ja see on tegelikult, ma ei tea, mis ta nimi Eestis on, sest me kasutame seda koreapealset nime ja selle nimi on Kim. See on see merevetika, see snäkk või mingi säkkene, see on Kim. Vaata, kui lihtne, sul on oma peret toitu. Ja kui sa võtad näiteks selle paki lahti ja vaatad seal koreakeelseid neid tähti, hangulis on kirjutatud, siis ja kui sa neid tähti tunned, siis sa loed sealt pealt välja Kim. Eks ju, see on Kim. Ja nüüd, kui mu lastel ütleme, mu lapsed on suured riisisööjad, virutad poti ja valget riisi ette, annad seda Kimi ka ja läheb ja... Ongi nii. Ja. No probleemos on ju. Jah, ja see ei ole eriti kallis ka. Aga vaata, mis ma tahtsin öelda on see, et iga rahvus, kes läheb teise kultuuri, ta võtab kaasa oma kultuuri. Ja kui me läksime Indoneesiasse, siis kuigi missionäridena me pingutasime selle nimel, et elada kohaliku kultuuri järgi. Me ei elanud valgete keskel, ma nägin valget võib-olla kord 6 või kord 2 kuu jooksul. Me ei läinud sellisesse kohta, kus on valged. Me ei käinud ingliskeelsetel teenistustel, kus on valged. Me elasime kohalike keskel, elasime slummis, eks ju, sõime seal kohalikku toitu. Ükskord tulid Ameerika missionärid, noored missionärid tuli, mingi grupp tulid sinna slummi. Avastasid, et me oleme seal juba. Ja siis ma ostsin kohalikust putkast, ostsin neile süüa mingisuguseid praekana konte. Mitte, liha on juba teiste toitude jaoks ära võetud, aga ainult kondid, aga need on õlises läbi küpsetatud ja meile maitsesid. Kondid? Kondid, jah. Kanakont? Siseribis kondid. Ja siis ta on korralikult õlises läbi küpsetatud ja siis sa saad sealt nokkida ja siis need missionärid olid ja ma ütlesin, et ma ostan sulle 1000 ruupia eest, eks ju, see on ütleme seal 10 sendi eest või 20 sendi eest praegus vääringus. Ja siis ma andsin sellele noorele Ameerika missionäri poisile, et palun on ja ma annan sulle kohalikku toitu on ja ta vaatab, ega ta ei tahtnud seda süüa . Viisakalt võttis vastu, aga ütleme, et võib-olla sees keeras niimoodi. Kanakonte, seal oli minu tütar sõi kanajalgu, need samased need. Jah, need, mis ära visatakse. Jah, mis ära visatakse. Need küpsed keedetakse ära ja luitsutad neid varbaid seal, kanavarbaid on ja mu tütrele maitsid, aga ja näiteks kanavardad, neil ei olnud sageli liha seal otsas, neil oli kananahk lihtsalt, tükiti niimoodi. Vaene inimene elab teistmoodi, aga fakt on see ka, et kui me läksime Indoneesiasse, siis me palju ikkagi pärast hiljem taga ja järgi nägin, õppisin, et ma ikkagi tõin väga palju kaasa ka seda sama oma Euroopa kultuuri, mida ma... No see on jah, normaalne. Aga meil on veel seda vähe, on ja. Aga nüüd Lähis-Idast ja Indiast, Pakistanist, sealt nende see kohalik kultuur on veel tugevam, palju tugevam on ja süürlased, türklased. Sakslased juba 10-20 aastat tagasi, 20 aastat tagasi kaebasid. Türklane tuleb tööle, on ja. Nad võtavad türklase tööle, tuleb sealt Türgist, ta on õppinud, haritud, on ja. Aga natukese aja pärast ta natukese on töötanud, ta toob oma pere kaasa, aga see pere ei ole nii nagu Eestis, et üks mees, üks naine ja 2 last, on ja. Tal on seal 10 last, on ja. Siis tulevad onud, tädid, kõik tulevad kaasa, on ja. Ja sul on niimoodi, et ühe töölise kohta on sul perekond, mis on 20 inimest. Aga nüüd need kõik teised hakkavad sotsiaaltoetust saama . No jah. Nad sebivad omale selle sotsiaaltoetuse kuidagi niimoodi ja elavad rõõmsasti, aga see on üks, kes paljuneb 20-ks, on ja. Siis tuleb teine ja vaata nüüd ongi. Ja varsti on terve riik üle võetud. Aga see globalistliku, satanistliku süsteemi poolt ongi taotluslik, et teha need väravad täpselt sobivalt lahti. Nüüd on vaja Hispaania, sa keerasid meil siga, on ja. Keelasid
keelasid meil sinu territooriumit kasutada. Karistuseks teeme väiksed väravad lahti, laseme sulle siit Marokost mõned 10 000 marokolased sisse. Noh, tegele nüüd sellega, eks? Jah, see on muidugi üks versioon asjast. Ega me ei tea, kas see tõsi on. Ja. Aga ma olen ka lugenud, et mingi siuke värk seal oli. Aga need, vaata, meil ongi niimoodi, et mille eest me nagu oleme, on see, et mis me küsime, kas see oli juhuslik või see on taotluslik, eks ju? No jah. Ja nüüd, see on nüüd meie otsustada. Aga vaata, siin teised riigid on muidugi tõusnud nagu, Itaalia näiteks, on ju Itaalia ütles, et ta tuleks Schengeni sealt lepingust välja lükata. Isegi Soome peaminister vist oli seda juttu rääkis. Sest nad on hädas. Nad on hädas, sest vaata, muidugi keegi ei taha omal ju, see on tegelikult ju sinu sotsiaalsüsteemile tohutu laks. Sotsiaalsüsteemile, kogu selle, näiteks tüdrukud ei saa enam väljas käia. Näiteks. Seepärast, et hakatakse vägistama meeletult, eks ju. No. Siis kohe tekib sinna otsa kuritegevus, narkomaania, prostitutsioon, inimkaubandus, eks ju, seksiturg kohe nagu. No võtleme näiteks Saaremaale tuleks 60 000 inimest lihtsalt. Pudeneks siit siis lõppeks, ütleme, Saaremaal lõppeks otseselt koheselt normaalne elu. Jah, kohe. Nii on. Ja seal ka lõppes tegelikult. Ja. Seal läks ju ka kuritegevus, kohe läks käiku. Nii et nad muidugi vist pidid sõjaväe kohale tooma ka, aga mis sa selle hulga inimestega teed, kellel ei ole peavarju mitte midagi, lihtsalt tulid sisse. Ja. Kudamoodi ma mõtlen seda, et... Aga kust kaudu nad tulid? Hispaania on ju üle mere. Üle mere tulidki. Ikkagi... Et seal oli mingi seadus on selline ka, et inimesed, kes tulevad merest, neid sa ei tohi tagasi saata. Et mingisugune seadus oli vist kas Hispaanial endal, et merest tulevad inimesed, need tuleb kõik vastu võtta. Kui maad mööda või kuskilt mujalt tuleb, või püüab lennukiga tulla, siis on mingid teised seadused. Aga mere kaudu on kõige kavalam tulla, siis sa oled nagu, lähed, kõnnid sisse ja sul tulevad, siis muidugi lähevad... üle mere tulemisel on see ka, et lennukiga sa tead, et sa jõuad kohale, mere puhul sa ei pruugi kohale jõuda. Need seal jõudsid kohale. Ei. Aga kõik on noored mehed ju. Jah, aga ütleme näiteks, et kui 10 000 lahkus ühelt rannikult on ei ole garanteeritud, et 10 000 jõuab teisele poole kohale. Ja näiteks siin kui Liibüast või Süüriast, kui Liibüas oli see Süüria sõda on siis tulid need laevad on sageli inimeste smugeldamise laevad on ülerahvastatud, vahest nad upuvad ära siis on niimoodi, et sul on seal terve laevatäis on moslemeid, 100 moslemid, seal on näiteks 50 kristlast peal ja üle mere sõitega, see ei ole sul nii, nagu sa sõidad 2 tundi Tallinnast Helsingisse, eks ju. Sul on seal, see sõit on pikk ja need moslemid ütlevad kristlastele, et üljake Jeesus. Võtke nüüd islam vastu, on. Ja sul ei ole minna ka kuhugi, sa oled ülerahvastatud laevas, keset Vahemerd on ja nad ütlevad, et kui sa ei nagu seda mitte konfessiooni, aga usku ei muuda, me viskame su merre on. Ja siis ja nüüd see usklik peab otsustama, mis ta teeb on. Nad jäävad omale kindlaks. No oligi tõesti sünninud lugu, nad jäid endale kindlaks ja nad visati merre, nad uppusid ära. Nüüd see küsimus on, et kas nende usk oli väiksem kui meie oma. See on jumala arm, et me võime elada nagu rahu taeva all on ja meie lapsed saavad käia koolis ja kõik niimoodi, aga nende usk oli selline, et nii nagu Danieli sõpradel, et me ei kummarda sinu jumalat, eks ju. Isegi kui sa meid tulahju viskad, et jumal võib meid päästa, aga kui ta ei päästa, ma ikkagi ei kummarda. Lõpuks ta niikuinii päästis nad, eks ole? Jah, aga need konkreetsed usklikud visatigi merre, nad uppusid ära. Uppusid ära, ja läksid taevasse. Surid märtritena Jeesuse, näiteks, jah. Jeesuse nime pärast. No võt. Nii et, mis ma tahtsin nagu öelda, on see, et sa tuled
üle mere, see ei tähenda, et sa ka üle mere nagu kohale jõuad veel, eks ju. Pluss veel tormid, eks ju, see laev läheb ümber, noh. Jah, aga ma arvan, et tegelikult seal oli ikkagi see, Hispaania suhtes oli ikkagi see, et seal oli nad loomulikult uudised levivad ju ka, eks ole. Ja seal oli neil teada, et Hispaania annab kõigile nagu kodakondsuse ja poisid, pidu on, lähme. Ma vaatsin neid... Aga need seadused on ka taotluslik. No vot, ongi. Need on, kui sotsialistid on võimul, siis nad teevadki siuksed kõigepealt, ega sul Aafrika rannas ei ole nagu must miljon aafriklast ootamas, on ju. Et kuna see üle mere saaks. Kõigepealt valmistatakse, see on nagu mõlemalt poolt, et ühelt poolt valmistatakse seadused tuleb kohandada õigeks, on ju. No niimoodi, et nad saavad sisse tulla, et neid ei saa välja ajada. Seadused tuleb nii teha. Ja just nimelt nagu piiririikides. Nii. Eks ju. Ja samal ajal, kui seadused õigeks aetakse, samal ajal sa Aafrika poole peal jälle kogud inimesi. Ja nii kui mõlemad tingimused on nagu head, on ju, et sul on rahvas olemas ja seadused on õiged, sa saadki nagu kohe need väravad lahti teha, ütelda, et davai. No vot, et selline värk on, et nii nad nagu tulevad, näiteks ma näitan siin keegi siin toob välja, kuidas nad siis, siin inimesed on nagu ise ka paanikas siin mujal maailmas, eks ole, või kes näevad, et mis värk toimub, et nõnda need inimesed, nad tulid sealt siis, eks ole, tohutud rahva hulgad. Ja merest. No kuskil peab see laev 60 000 inimest, saad aru, vaata, 60 000. Nõnda, nii nad seda rahva hulka nagu seal siis arvavad, et mis ta võis olla. Siukene värk, vaata sellised sündmused praegu maailmas toimuvad. Imelik on ju. Aga nüüd sa vaatad, iga kandi pealt läheb hullemaks, on ju. Ja seepärast ma olen nagu viimastel päevadel mõelnud, et see on sarnane nagu Peetrus kõndis vee peal. Ja ta hakkas neid laineid vaatama. Ja siis tuleb nagu tal hirm ja ta hakkab läbi vee vajuma. Ja Jeesus sirutab käe, ütleb, et miks sa kartsid, on ju. Ja tõmbab ta sealt veest välja. Ja nüüd meil tegelikult ongi vaja nagu ka hoida, või ütleme see, mis meid päästab, mis meid hoiab nagu tervena ja tugevana selles elus, on see, et me hoiame oma pilgu nagu Jeesuse peal. Et kas see on mingid looduskatastroofid, mingid sõjad, mingisugused, ütleme, põgenikelained, on ju. Et muidugi meil on vaja nagu tarkus selles elus ka toimetada, seepärast, et kui sul on siin 60, kui sinu elukoht on siin Saaremaal, on ju, sul on maja, sul on pere, sul on lapsed siin, ja siis on 60 000 põgenikku, siis see elukorraldus on sul kahtlemata siin teistsugune, kui siis, kui sul ei oleks neid 60 000 põgenikku siin. Nii on, jah. Ja siis sa pead kohe mõtlema, et kas mu kodu on nagu piisavalt kindlustatud, on ju, röövimiste vastu, kas mu lapsed, kas mu pere on turvaline, kui sina oled ära näiteks mandril, eks ju, ja nad on öösel siin üksinda, on ju, et siis need asjad tuleb nagu läbi mõelda, aga suures pildis, nagu kui ma võtan nagu oma elu siin maa peal, siis ma tegelikult mu põhifookus peaks olema, ma keskendun nagu Jeesusele, ma hoian temast kinni. Jah, nii on, nii nagu meil siin seina peal kirjas on, eks ole. Ja sul on, ma vaatan, sul on midagi siin ka kuskil pulga peal toodud, aga tähendab üks huvitav asi veel,
mäletad, me oleme sinuga ka rääkinud ja me oleme siin rääkinud seda vaktsiinide teemat ja pandeemiat nii-öelda, on ju. Ja nüüd on tulnud Ameerikast juba juba keegi siin õiskas või kirjutas, et isegi Eesti peavoolumeedia juba on kirjutanud seda, et ütleme, see vaktsiinivärk oli hoopis mingi, kuidas seda öelda, mingi sõjaväevärk hoopis. Rünnak nagu inimkonna vastu. Et Ameerikast on tulnud juba nagu, seal tuuakse, see peaarst doktor Fauci on ju, see oli juba ju seal kuulamisel. Kuigi Biden andis talle juba armu, on ju, aga see on huvitav asi, et president annab enne armu, president andis vist endale ja oma pojale ka. Ja kõigile andis armu, jah. Ja enne kui ära läks. Just. Ja. Nii et, aga seal ikkagi kuulamise, seal toodi välja nagu see asi, et kus kohas see pandeemia tegelikult pärit on, eks ole, ja kogu see värk, et see järjest nagu paljastub, nii et kõik asjad ikkagi tuuakse lõpuks välja. Vaata, Jeesus on ka öelnud, et ükski asi ei jää saladusse, vaid kõik saab avalikuks. Ja vaata, väga palju asju on niimoodi, et alternatiivmeedia räägib need asjad nagu kohe ära. Ja need inimesed, kes nagu jälgivad alternatiivmeediat, nad teavad seda nagu kohe algusest peale, eks ju. Aga nüüd need, kes ei jälgivad ainult peavoolumeediat, saavad nendest asjadest võib-olla aastaid hiljem teada ja siis mainitakse kas väikses kirjas või siis nagu praegu, et hakkab kuidagi välja tulema. Aga see on jälle siis, kui ta on juba see asi on juba kaugel möödas, kui ta on oma tähtsuse kaotanud, eks ju. Et see kõver on läinud üles ja nüüd hakkab nagu alla minema ja nüüd, kui allamineku kuskil, kui tähtsus on selle sündmuse tähtsus on ammu kadunud, siis kuskil räägitakse tõde välja, kuidas see päriselt oli nagu. Nii. Ja siis öeldakse tagant järele, ups ja juhtus, eks ju, ja kuigi miljonid inimesed on. Aga see oli näiteks alternatiivmeedia oli ammu juba rääkisin sellest. Kohe alguses, eks ju. Jah, et see oli sõjaväeline. Just. Et seal Wuhani linnas näiteks, ma mäletan, sellest on ka juba ju mingi 4 aastat või palju seal mööda on, rohkem 5 või. Et seal Wuhani linnas olid sõjaväelaste olümpiamängud. Nii. Ja siis Ameerika saatis, tavaliselt ta saadab väga sellise tugeva tiimi nendele sõjaväelistele olümpiamängudele. Aga seekord olid niisugused niimoodi nagu polnud üldse tugevad võistlejad. Ja töllerdasid seal niisama, patseerisid mööda seda linna ringi, käisid turgu ja igale poole. Ja nüüd ametlik teooria oli, et sealt turult lahvatas see ma olen söönud ka neid. Nahkhiired. Nahkhiirte kaudu. Sa oled nahkhiirt söönud? Nii? Ma olen söönud, jah. Et vaata, kui sa mõtled, et sa sööd hiirt, siis on jube, aga kui sa mõtled, et sa sõid nahkhiirt, siis nagu sel hetkel ei tundunud nagu jube. Et et see viirus levis nagu nende nahkhiirte kaudu sealt turult, eks ju. See oli algne versioon, on ju. Ametlik. Mida meile topiti. Jah. Aga ütleme, need alternatiivmeedia jälgijad on sageli nagu märkimisväärselt paremini informeeritud ja näevad ka seda mustrit, kuidas tõde nagu, ja see on ka niimoodi, et kui mingi sündmus toimub, siis sageli on see on ise korraldatud, eks ju. Taotluslik, eks ju. Aga inimestel on vaja sisse sööta mingi muu narratiiv. Aga nad teavad, nüüd need korraldajad teavad, et on kindlalt maailmas grupp inimesi, kes hakkab seda asja tuhnima ja tuhnib selle tõe välja. Kaevab selle kiiresti välja, hakkab seda levitama. Ja siis tehakse niimoodi, et tehakse kohe nagu need
välja mõeldud need, kuidas öeldakse, vandenõuteooriad. Ja nüüd, kui on mingisugune sündmus, ütleme mingisugune näiteks tulekahju seal Hawaii saartel on ja kus kõik need ära põletasid on ja nüüd inimesed hakkavad tuhnivad tõe välja, et see on tegelikult meelega pandud, et see ei ole nagu, see on meelega pandud, et see maa kokku osta ja kõik niimoodi. Siis ja siis tehakse niimoodi, et kirjutatakse massimeediasse kohe sellised artiklid, näiteks 10 või 15 kõige jaburamat vandenõuteooriat. Ja mõeldakse mingi täiesti absurdsed asjad mõeldakse välja, aga nende hulka pannakse ka see õige asi. No vot, ei see ongi siuke nii, ja ajupesu. Nüüd, kui inimene loeb on ja siis ta mõtleb, et esimene, teine, kolmas, neljas, eks ju, 5, nad on nagu nii absurdsed, et seda ei ole võimalik uskuda. Ja nüüd seal hulgas on ka see, mis päriselt toimus. Aga nüüd ta on juba ära blokeeritud, ta ei võta seda enam vastu, eks ju. Ja nüüd see ongi automaatselt, see tõde on nende vandenõuteooriate hulgas, inimene seda enam vastu ei võta. Ja nüüd aastaid hiljem, kui see sündmus on oma tähtsuse kaotanud, siis kuskil siin allakäigutrepil kuulutatakse, et jah, näe, nii toimus, eks. No vaata, eks ole. Vaata, sellised asjad toimusid tollel ajal, aga inimesed, nende ajud olid nii ära komposteeritud. No vaata, eks ole, ta näeb ise ka, et mis toimub, kes süsti saab, eks ole, ja nad on ikka järjekorras seal. Et see on nagu peale süsti või? See on peale süsti, mis inimestega nagu on juhtunud seal, eks ole, kohe. Eks ole, ja sellised asju ju salaja filmiti. Ja. Ja need levisid siin ka. Aga siin oli meil selliseid tegelasi ka, kes olid uhked, et nad on pannud õle alla ja eks ole, et aga vaata, ma mõtlen seda, et minu arust selles, kas Eesti, see on nüüd Telegramist, on ju, TikTokist, aga vaata Eestis on ka selline Telegram kanal, on ju. Ja seal oli mingi artikkel oli kas Rootsi spordiarstist või keegi kirjutas seal. Ja ta ütles, et ei ole võimalik toota nagu nii suures mahus seda meditsiini või seda vaktsiini. Et see on nagu miljardites, eks ju, need ampullid nagu igale maailma inimesele. Ja siis, et tõenäoliselt mis oli enamik nendest vaktsiinidest oli lihtsalt soolvesi või C-vitamiin või mis iganes on. Aga osad olid see päris. Ja vaata nüüd, kui see, kes selle päris laksu sai, siis temal juhtus, kas suri ära, olid, ma tean, Eestis näiteks arstidel olid mega jalavalud, on ja keelati rääkida sellest. Ja siis, aga need, kes said C-vitamiini, nad ütlesid, et näe, ma käisin ära, on ja nüüd valdav enamik said seda C-vitamiini või soolvett, on omal õla sisse, on aga ma ei tea, kui valdav, aga ma ei tea, kui palju mõnedele mõjub, mõnedele mitte. Aga neil ei on nagu mitte midagi. Aga vaat see oli natukese nagu loterii, sa ei tea ju, kuma sa saad, kui sa sinna süstima lähed, on ja. No vot. Ja ei, see oli ikka kohutav. Inimesed ju tänapäeva sotsiaalmeedias nad hakkasid ja see oli ka põhjus, et miks, ma teadsin kohe algusest peale, et teine süst, nad ei ole võimelised enam saama seda sama protsenti. Sellepärast, et esiteks need, kes on süsti saanud, paljudel on probleem, on ja, valud või keegi sureb ära, su lähedane sureb ära, sa tead, et see on selle süsti pärast. Sul on omad mingid megavalud, on ja, sa ei lähe teist korda seda süstima. Ja nende inimeste arv nagu järjest suureneb. Oli täiesti, ma siin, tollel ajal ma jälgisin kogu aeg seda värki ja inimestel oli täielik jama tekkis sellest ja nad läksid ikkagi edasi. Järgmist võtma ja siis järgmist võtma. Nii et siin on lihtsalt, vaata näed, inimesed on filminud neid asju ja need olid üle maailma tohutult palju
ja mingi organisatsioon on toonud välja, toob kuskil 17-18 miljonit inimest, kes on nagu vaata sedamoodi ära läinud. Nii et, aga see oli sisuliselt tohutu kuritegu, on ju? No see on genotsiid, eks ju. Jah. Ja praegu nüüd rahvas ütleb, et ega neid karistada kuidagimoodi see on nii peenelt tehtud, et keda sa karistad. Praegu see Ameerika peaarst on võetud muidugi uurimise all, aga seal armu on antud ja mis sa teed. See oli nüüd, ütleme see värk, mis on praegu meil vist uudistes on ka olnud juba, et need asjad tulevad välja. No tänu Jumalale, et välja tulevad. Jah, et ma ei tea, kas nad saavad nüüd edaspidi midagi taolist üldse korraldada, ma ei tea. Et äkki ei saa. Okei. Mina ise mõtlen, et see oli neil kõige parem võimalus maailm nagu ohje võtta, on ju. Aga see läks neil käest ära, eks ju. Ja väga raske ja siis Ukraina sõda tappis selle viiruse ära. Kohe järgmisel päeval, eks ole? Jah, kohe Ukraina sõda tappis viiruse ära, viirus suri ja sai pihta kuuliga võib-olla. Ja siis oligi kutupiilu. Sellised asjad, nii et ärge uskuge, nii nagu ma ütlen ikka, nii nagu ütles üks poliitik meil siin, kõik valetavad. Mäletad, kes nii ütles? Ei. Siim Kallas. No nii. Aga sul oli mingisugune pilt, nii et see oli nagu sissejuhatus tänaseks. Jah, et vaata, et need asjad tulevad välja, ma tahaks ka täna mõned asjad välja tuua. No võttu välja, jah. Et ma tahaks ka mõned asjad välja tuua ja Piibel ütleb niimoodi, et ma võtsin siin kirjakoha ka ja see Mattuse evangeeliumi, vaata eelmine kord me rääkisime lõpuaegadest, ma nüüd täna ei puuduta lõpuaegasid, aga kui Jeesus räägib lõpuaegadest, siis ta ütleb, et ja kui ta õlimäel istus, see on Mattuse 24, ja kui ta õlimäel istus, astusid jüngrid tema juurde isepäinis ja ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise maailma ajastu lõpetuse tunnus, on ju. Ja Jeesus hakkas kostis ja ütles neile, katsuge, et keegi teid ei eksita, sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Ja vaata, Jeesus nagu hoiatabki lõpudaegade puhul seesama, mis me nagu rääkisime, et vaadake, et teid ei eksitata. Ja jüngrid küsivad, mis on nagu tunnused. Ja siis näiteks natuks hiljem ta ütleb niimoodi, et nõnda ka teie, kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees. Ja siis natuks edasi ütleb siis valvake, sest ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Ja nüüd, mis selle mõte nagu on see, et Jumal katsub, või Jumal Jeesuse õpetab, et me oleksime valvel, et me paneksime tähele ajamärke ja üldse nagu oleksime nagu valvel, sest vaata, hingevaenlase teema on nüüd seesama, et nagu uinutada, nagu sa ütlesid, mul üks tuttav ütleb niimoodi, et rahvas, et tal on selline tunne, et rahvas on nagu ära tinistatud. Lasteraamat on selline viplala. Nõukogude ajal oli ta trükitud, ma lapsena lugesin, ma polnud usklik, kus oli mingisugune pisikene säke härjapõlvlane, kes võlus on, aga seda võlumist nimetati siis tinistamiseks. Ja siis ta tinistas siis, kas inimese tinistas suureks või väikeseks või tinistas kivikujuks või ühesõnaga ta võlus ära nad. Ja vaata, ja siis see inimene ütleb niimoodi, et kui praegu nagu jälgid nagu masse, siis inimesed on nagu ära tinistatud, nad ei saa aru, millises keskkonnas nad nagu elavad, on. Ja ma tahtsingi täna rääkida natukese või jagada, et õpetada sulle natukese panna tähele nagu selle ühiskonna neid märke, mille keskel me elame, seda sümboolikat, eks ju. Ja
ja mille keskel sina elad ja mille keskel just ja eriti nagu meie lapsed on eksponeeritud sellele noh, nendele asjadele. Nii et ma näitaks, aga ma ei tea nüüd, Valter, kas ma saan näidata? Kohe näitame. Nii. Ja siin on üks kuulus pilt. Ma tahakski rääkida sellisest teemast nagu ma ei tea, kuidas eesti keeles ongi, subliminaal on inglise keeles, on siis reklaam, subliminaalreklaam, mis tähendab seda, et ühe pildi sisse on peidetud teine pilt. Ja see pilt, mida sa praegu siin näed ekraanil, see on hästi kuulus pilt tegelikult. Paljud võib-olla olete näinud seda, aga seda pildiga tehti katse kunagi Ameerika Ühendriikide ühes ülikoolis, kus õppejõud näitas selle pildi tudengitele ja küsis, et kui vana on see naine või daam sellel pildil, eks ju. Ja nüüd see kuulajaskond, tudengid jagunesid kiiresti nagu kahte gruppi. Ühed ütlesid, et kui vana, ühed ütlesid, et see on kuskil 20 aastane, teised ütlesid, mis 20 aastane, 70, 80, vana mutt on ju. Ja esimesed ütlesid, mis vana mutt, et sellisega võiks kohtama minna, on ju. Teised ütlesid, et segi oled peast, mis sa vana mutiga enam kohtama lähed, on ju. Ja nad läksid täiesti nagu tülli, on ju. Praegu ma näen mõlemat. Sina näed mõlemat, aga inimene, kes esimest korda näeb, on niimoodi, et see tavaliselt see, mille ta nagu esimesena kinni püüab, sealt on tal väga raske nagu välja tulla, eks ju. Ma püüdsin tegelikult esimesena noore selle kinni. Sa püüdsid esimesena noore ja nüüd sa nägid ka vana, on ju. Et kui tuleme vananaise juurde, siis see siin on temal pearätt, see on pearätt, see on samamoodi on kasukas, nii, see on nina, see on suu, see on lõug, minu see kursor ei liigu sinul. Nii. Vaatame, kas ma kursori ka saame. Ma ei saa ju näpuga näidata teile. Jah, ma vaatan, võib-olla ma teen siin ühe väikse liigutuse, et sinu kursor liikuma hakkab, aga üldiselt inimesed vist näevad. Ei pruugi, raadios niikuinii ei näe ja tegelikult parem on minna pildiraadiosse üle, seepärast, et ma tahan näidata siin, aga kui ma saaks selle kursori liikuma, et näidata. Kohe paneme siit järgmise pildi. Kas see? Nüüd liigub, eks ju. Nii, see on vananaise nina, see on üks silm ja see on teine silm ja see on tema juuksed siin ja see on rätt. See on suu ja see on lõug. Nüüd noore daami puhul see on silm ja see on nina ja see on lõug ja see on kõrv, need on juuksed ja see on kaelakee ja see on kael siin. Nii et siin on, ja see on oskuslikult tehtud pilt, mis on hästi kuulus ja mis näitab nagu või selgitab seda, et ühe pildi sisse on peidetud ära teine pilt. Ja nüüd seda kasutatakse reklaamis väga palju ja just nagu ütleme, et ühelt poolt sa reklaamid seda, mis on nagu avalik, mida sa tahad näidata, logo või midagi, aga teise sinna see peidetud pildina sa annad mingi varjatud sõnumi edasi, mis siis kas suurendab ostu või ta näitab sulle et oma kuuluvust mingisugusesse ühingusse, organisatsiooni, mida sa avalikult ei taha näidata, aga ometi on sul vaja nagu, ütleme, salaja, mis on? Ei midagi, ma siin. Et salaja, ütleme, see peidetud pilt annab salaja edasi mingi sõnumi, et kes teavad, need teavad, eks ju. Maailmas on
me oleme siin rääkinud, olete teistes saadetes rääkinud, on salaorganisatsioonid, vabamüürlased, Illuminaati, igasugused, kellele meeldib avalikesse kohtadesse paigutada oma sümboolikat, et näidata, et kes kontrollib. Näiteks kui Eesti kroon tuli, siis tulid 1-kroonine, 2-kroonine, 5-kroonine, 10-kroonine, 25-kroonine, 100-kroonine, 500-kroonine ja siis mõni aeg hiljem tehti täiesti ebavajalik 50-kroonine, mida üldse vaja on. Aga selle 50-kroonise peale pandi see vabamüürlaste see silm. Seesama silm nagu Ameerika dollari peal, see silm. Ja lihtsalt oli vaja näidata, kes kontrollib. Sest kui sul on see vabamüürlik silm on nagu raha peal, siis ütleme, sina või ütleme, Valter Rooso või Egon Sarv ei saa nagu Eesti raha peale trükkida oma sümboolikat. Tähendab, saab see, kellel on võim, eks ju. Ja selle 50-kroonisega näidati, et see võim on siis kelle käes, eks ju. Ja nüüd nende peidetud piltidega, vaat see sümboolika seal rahatähel, dollaril ma tulen ka hiljem sinna, see näitab, kelle käes võim on. Kes kasutab, nad panevad nendesse piltidesse peidetud sümboolikat. Nüüd on lihtsaid asju, lihtsaid pilte sinna FedEx on kullar firma Ameerikas ja siin on nende logo ja kui sa näed, siis siin on sisse peidetud niisugune nool. Ja see nool näitab siis lihtsalt, ta on neutraalne, et me liigume edasi, me viime su paki kohale ja see on nagu positiivses suunas, ta liigub nagu ta liigub edasi, mitte tagasi ja see nool on siis siia niimoodi oskuslikult tähtede sisse ära pandud, eks ju. Nüüd siin on Kölni loomaaed ja on oskuslikult disainitud, eks ju, et kohe kui sa näed siin elevanti, aga siin on kaelkirjak, eks ju, siin on ninasarvik, siin on Kölni katedraal, kirik, siin on Kölni katedraal, Kölni kuulus katedraal ehitati vist 800 aastat, ma ei mäleta, hästi kaua ehitati. Ma olen siin tipus käinud, on ju. Ja silm on siis, ma ei tea, kas see sümboliseerib tähte taevas, öösel, võib-olla seal on nagu see öösoo ka, vaata, et sa saad minna öösel loomasid jälgima, ma ei tea, aga need sümboolikad, mingi põhjus on, miks talle pandi ka see tärn siia, eks ju, see täht. Ja see on ka selline nagu neutraalne logo, mis on nagu, kus on ühe pildi sisse peidetud teine pilt, eks ju. Näiteks siin on Ameerikas Pittsburghi loomaaia logo ja mis sa siin näed? Vaata, mul ongi nüüd tänane see pildiraadio saade ongi, või ütleme see, et sa ise ka õpiksid nagu vaatama. Ja esimese pildina sa näed kohe mida? Puud ja lind, eks ju. Aga teine pilt, mis sisse on peidetud, siin on gorilla või ahv, ja siia vastu vaatab talle emalõvi. Et kes oskab näha, siis väga huvitavalt on tegelikult see loomaaia logo on, kui sa oskad selliseid logosid teha, oled hinnatud kunstnik või disainer, ja sult ostetakse nagu kalli raha eest, kui sa oskad selliseid asju teha. Nüüd siin on ka, et jälle, et kummad sa esimesena näed, kas sa näed naisterahvast esimesena või näed paabulindu esimesena? Mina nägin paabulindu. Esimesena paabulindu on, aga siin on ka naise nägu oskuslikult sisse peidetud, eks ju. Ja tegelikult, kui sa veel tahad näha, siis siin on ka yin-yangi sümbol sees. See Hiina see. Vaata, siin on ju. See on täpselt nagu see valge pool ja siit tuleb must pool. Eks ju, et siin on nagu, vaata, see ongi nüüd niimoodi, et sageli on ka sul 3 pilti.
nagu mitu tähendust, eks ju. Ja nüüd ütleme need, kes puhtalt reklaami tahavad teha, nemad peidavad sulle siia, panevad nagu 2 pilti sisse. Aga need, kes on, ütleme, sa tahad, ütleme see, kes seda, mida iganes see firma siis selle logo all müüb, on ju, kui tema on mingi näiteks budist või idamaade see ja ta tahab oma usulist veendumust nagu väljendada ka selle logo kaudu, siis ta paneb sinna sisse ka selle sümboolika, peidab niimoodi oskuslikult ära, kes teab, see teab. Ja isegi kui sa ei tea, siis inimese alateadvus püüab selle kinni. Ja sageli on niimoodi, et inimene nagu, sa vaatad seda pilti, sa nagu ei näegi. Aga su alateadvus püüab selle kinni. Näiteks siin on Ferrari vormel 1 auto varasematest aastatest ja jälle nii, et kes teab, see teab, aga näiteks, mis asi on see siin? No. Kas sa, Valter, tead, mis see on? No klaviatuur või? Ei ole. Ei ole või? See, natukese meenutab triipkoodi, on ja? No, aga tegelikult oli siin niimoodi, et väga palju aastaid Ferrari üks peasponsoreid, kes neile raha andis, oli sigaretifirma bränd Marlboro. Ja neil oli Marlboro reklaamid olid autodel, aga siis tuli Euroopa Liidus seadus, et sigaretireklaame ei tohi nagu reklaamida avalikult. Ja siis näed, nad muutsid selle Marlboro logo, mis oli autodel peal kogu aeg, muutsid ära selleks triipkoodiks. Ja panid auto peale ja rahvas endiselt teadis, et see on Marlboro logo. Ahah, kaval. Jah, sest oli aastaid siin olnud, on ja, kõik teadsid, et see on siin, aga nüüd sa enam ei tohi. Ja nüüd sa paned need triibud ja seadus ei saa öelda, sa ei tohi triipe panna. No jah. Jah. Siis näiteks siin on kiri, et kas sa oled näljane, söö popcorni. Ja see on mustvalge film ja see tehti ka minu arust Ameerikas tehti kunagi katse ja tol ajal, kui ei olnud veel videofilme ja nagu digitaalseid filme oli nagu filmirulli peal, minu lapsepõlves oli ka, vaata filmimasin surises, kui kinno läksid. Siis filmimasin surises selja taga, eks ju. Ja film oli nende filmirulli peal, eks ju. Ja nüüd filmi puhul oli niimoodi, et 1 sekundis lasti läbi 24 kaadrit. Niimoodi. 1 sekundis. Trrrt! Ja nüüd see käsi, näiteks mu käsi niimoodi liigub, ma liigutan, aga see iga kaadri peal oli see käsi nagu paigal. Siin nii. Ja nüüd 1 sekundi jooksul sa lased need kaadrid läbi, siis ta tuleb nii. Ja sina näed, et ta niimoodi liigub. Nüüd, kui tuli videofilm, siis kaadrite arv läks suuremaks 30. Ma ei tea, kuidas praegu digitaalsel on, aga tavalisel filmil, see, mis sul seal kinos selja taga surises, seal oli 24 kaadrit, eks ju. Ja nüüd oli 25. No kuskil. Minul oli see, isal oli kunagi ostetud see... Meil Pildiraadiol on 25 kaadrit. Teil oli kvaliteetsem. No see selleks, 1 või 2. Ja vaata nüüd, ja nüüd tehti selline katse, et igas sekundis on 24. Või 25. No võtame Pildiraadio värgi 25 on ju. Nii. Sul on igas sekundis on 25 kaadrit, mul on siin 10 ja veel 5 on ju. Ja nüüd, kui asendada 1 kaader mingi teise asjaga. Reklaam. Igas sekundis. Siis, kui sa filmi paned käima, siis inimene, ta vaatab seda filmi ja ta ei näe seda. Aga alateadvus püüab selle kinni. Nii, ja nüüd vaat see pilt. Nii. See pilt pandi inimesed olid kinos ja see pilt pandi iga sekundi
viimaseks kaadriks. Nii et 25. kaadriks pandi see, kas sa oled näljane, söö popcorni. Ja nüüd sa oled 1,5 tundi oled kinos, vaatad filmi ja sa ei näe seda reklaami. Sa näed filmi, aga 1,5 tundi iga sekund näidatakse sulle seda pilti. Ja nüüd, kui inimene sealt kinost lahkub, siis nad tundsid ennast näljasena, nad tahtsid süüa. Ja nüüd tehti katse, et kui hästi see nagu mõjub ja pandi niimoodi, et ühele pandi kino ette, pandi 2 putkat. Pandi kino ette, pandi 2 putkat, ühes putkas müüdi jooke, Coca-Colat ja teises putkas müüdi hamburgereid. Ja need olid nagu selle koha peal, et kui inimesed kinost välja tulevad, siis selle platsi peal olid need putkad, on ju. Nii, ja nüüd ühe filmi, ja nüüd näidati 2 seanssi. Ühe filmi seansil pandi nagu selleks iga 20 selleks igasse sekundisse pandi 1 kaader, pandi hamburgerit. Lasti see film joosta tund aega, 1,5 tundi. Ja kui inimesed kinost välja tulid, siis nad suundusid, no mitte kõik, aga väga suur hulk suundus hamburgerit ostma. Nüüd teisel filmil asendati see hamburgeri reklaam selles igas sekundis, asendati Coca-Cola reklaamiga. Või joogireklaamiga. Ja nüüd, kui inimesed 1,5 tundi olid kinos, tulevad välja, siis nad lähevad jooki ostma. Ja vaata, õpiti seda... Selge eristus oli siis tähendab. Selge eristus. Ja õpiti seda, et isegi kui inimene ei näe, füüsiliselt sa istud kinos, sa ei näe seda pilti, et sa oled näljane, osta seda hamburgerit või jooki või nii. Aga su alateadvus püüab selle kinni. Ja nüüd hakati reklaami tegema niimoodi see subliminaalne reklaam ehk peidetud reklaam, et hakati reklaamidesse panema peidetud sõnumeid. Kas selleks, et panna inimest rohkem ostma, teha see reklaam atraktiivsemaks ja ma näitan seda, või panna sinna oma, ütleme, nende salaorganisatsioonide sõnumeid sisse, eks ju. Ja vaata, ma näitan siis. Pane see saad pilti. No, mul ei olegi siin. Võtan järgmise siis. Kus ta oli mul? Nii. Ja nüüd ma tulen logode juurde. Näe. Nii. Kuulus šokolaadi logo, ja. Mis on siin peidetud. Pildiraadio kuulaja, mis on siin Toblerone kuulus Toblerone, mis pildiraadio vaataja, et mis on siin reklaamis peidetud. Ma näen ühte obust seal vist või? Ei ole? Siin on, kui sa näed siin, see on Austria vist või Sveitsi šokolaad on ja. Nii. Ja see on mägi, mis sümboliseerib Alpe. Lumine Alpimägede tipp, eks ju. Ja minu arust isegi kas üks nendest, kas peatipp või kõige kõrgem tipp või üks nendest, eks ju, on see. Aga see ei ole peidetud. Peidetud on siin ka karu. Või karu hoopis, jah. Näe, kui sa siia alla vaatad. Näe. Kui sa ülesse vaatad, näed, siia sisse on peidetud karu. Kui sa oled seda Toblerone šokolaadi ostnud või poes, sa oled kindlasti näinud ja vaata, me käime nendest mööda. Ja võib-olla sa praegu esimest korda näed, et siia on karu peidetud. Eks ju? Näen jah, esimest korda. Jah. Nii. Ja siin, näiteks see tekst siin on B-E-R. On inglis keeles on beer. Ma ei tea, võib-olla sa... Õlu. Kui on 2 E-d, siis on õlu. Aga kui on A, B... Vaata, tänapäeval paljudes asjades jäetakse osa tähti ära, nii nagu kasutatakse nagu heebrea keeles, et ainult näiteks need kaashäälikud on ja. Nii. Näiteks Reebok, mis on jalatseid ja sporditarvete firma, tegi omale logo RBK, Reebok. Aga inimene teab juba, oskab lugeda niimoodi, oskab tähed sisse lugeda. Ja kui siin on karu, siis siia oskad sisse lugeda, et bear, karu on ja. Nii, Wendy, see on Ameerikas, meile ta ei ole tulnud veel minu arust, aga see on Ameerikas tuntud see
kiirtoidu koht ja siin on, mis siia on sisse peidetud sõnum? Mõni oskab vaadata? Ei oska. No ma näitan ära, ma ka ei oleks osanud. Näed, siia kaelakeena on kirjutatud ema. M-O-M. Mom. Ema. Nii. Eks ju. Nii, see on tortilla chipid või noh, tortilla või kuidas neid kutsutakse hispaania keeles, need, mis sa kastad kastmesse, on ju. Saaks seda meil müüakse. Ma ei tea, kas seda brändi nagu müüakse, aga meil on neid Santa Maria asju ja punastes pakkides need Aasia rimides ja selverites. Aga see on selle Tostitos see on Mehhiko toidud, eks ju. Ja siin Tostitos logosse on sisse kus on peidetud pilt siin? No näitan ära. See T on üks inimene, see on pea, need on käed, see on see, siin on teine inimene. Siin on tortilla, see chip või see krõps. Ja see on kaste. Et nad jagavad omavahel, kastavad seda siia kastmesse ja siis jagavad omavahel. Ja vaata, taas peidetud sõnum, mis on teise pildi sisse nagu konstrueeritud, eks ju. Mida kohe ei pane tähele, aga on kavalalt tehtud. Nüüd need kõik on sellised head, ilusad. See on näiteks Tour de France'i logo ja mis see on? Siin, kui sa oskad vaadata, siis see on see Tour. On tegelikult, see on jalgrattur, see on esiratas ja see on tagaratas. Jah. Tour de France'i logo, ametlik logo, eks ju. Suvel on kõige kuulsam profi jalgratturite kõige kuulsam võistlus, eks ju. Nüüd mitte kõik ei ole hea. Ja siin on heebrea tähestik ja siin heebrea tähestiku number 6 on vaat niisugune konks. Ja nüüd kuulu spordijook Monster, metsaline, on tehtud logo sellisena, nagu metsaline oleks tõmmanud küüntega kuskile puu sisse või kuskile tõmmanud 3 küünega niimoodi kraapin. Nii. Ja kui sa vaatad heebrea tähestikku, see on mis asi? 666. Jah. Jah. See on 666. Vaata. Ja seda on ju müügil meil. Seda on igal pool müügil. Ja see on väga paljudes sportlastel peasponsoreid on ju. Monster on metsaline. Ja see logo on ühelt poolt on nagu selle Monsteri M-täht. Teiseks Monster on metsaline või koletis. Näiteks film oli Kaunitar ja koletis on ju. Ja koletisel on sul küüned ja kui ta kuskilt selle küünega rahmab on ju, siis nagu karud metsas vahest eritavad oma küüsi, siis ta rahmab ja nüüd see M on kujundatud niimoodi, et nagu see koletis oleks küüntega rahmand ja puu sisse M-tähe tõmmanud, 3 kriipsu, tsah. Aga siin on ka varjatud sõnum sees veel. Ja see on see, et heebrea keeles see on number 6 ja see on 666. Ja kui sa võtad nüüd sõnumi Monster ehk koletis, siis sa saad aru, kellega on tegu. Ja mida see jook sisaldab? Mis on nagu lastele ebasoovitav. Ja. Nii, et ma näitan nüüd edasi, eks ju. Nii, siin on Taco Bell. Taco on jälle need Mehhiko toit, on ju. Taco on Mehhiko toit ja see on Taco logo, aga siin on jälle näed, et väga oskuslikult on sisse peidetud 666. Näed, see esimene, see kellapomm on nagu 6. Siis see kella sisemine ring on 6 ja välimine ring on ka 6. Nii. Ja lisaks on siin veel kirjas see, kes selle pildi on teinud, et kas see on nüüd Mao silm ka veel on kujundatud siia.
sellesse logosse. Et ja vaata, nüüd, kes oskab näha, siis sa näed, et siin on 3 kuute. Ja see annab sõnumi, et ja nüüd võib küsida, et kas see on kogemata on nii tehtud või on see taotluslik. Ja nüüd aga kuna ta on niimoodi, et ta on 666, siis pigem jääb mulje, et ja tegu on taotluslikuga, aga siis see ütleb sulle ka sõnumi selle firma kohta, eks ju. Nii, järgmine on meile tuntud Google Chrome'i logo ja kui sa oskad siit näha, siis sa näed, et ka siin on 666 sees. Näed, 16 on siin niimoodi, teine on siin ja 3 on siin. Et kui sa näed siit, eks ju, 6, või võtame niimoodi, on 16 on selline, teine on selline, 3 on selline. Ja need on siia ilusti sisse peidetud, need sõnumid, eks ju. Siis järgmine on Google Play. Seda logo ilmselt kõigil, kellel on nutitelefon, Android oma, siis nad teavad seda. Sealt sa saad uusi äppe alla laadida, lähed sinna Google Playsse. Aga see logo on väga sarnane saatana Seal of Satan ehk siis saatala pitsat. Saatana pitsat ja saatana pitsat, see on satanistlik sümbol, väga tuntud satanistlik sümbol ja selle sümboli, kui sa keerad selle otsaga alla poole, siis see ülemine ots on väga sarnane sellega. Ja küsimus ongi, et kas see on nüüd juhuslik või see on taotluslik, eks ju. Siis Google Mail, vaata, sul läheb, äkki sa teed ise väiksemaks, mul läheb kogu aeg see väiksemaks nagu, või liiga suureks läheb muidu. Et kui sina natukese vähendad seda, et vaata, kui ma panen nii. Ma vähendan kohe. Nii, ma tegin nii. Ei, niimoodi, et sul oleks paras sinu ekraanist näeb, eks ju. Nii, et kõik oleks näha nagu. Tundub nüüd? Või sa tahad nii hoopis? Jah, ma tahaks, et jah, niimoodi. Nii hoopis, jah, teeme nii. Nii, et need on nüüd vabamüürlaste Illuminaati erinevad need sümbolid, mingisugused vapid ja mingisugused need kotid ja asjad, eks ju. Ja et siin on see silm, siin on see. Ja nüüd väga sarnane on siis ka see Google Maili logo on, ütleme, see sarnasus on nagu märkimisväärne, ütleme niimoodi. Nii. Siin on erinevaid, näiteks siin on Apple'i, ma ei saa seda nüüd väiksemaks teha enam. Siin on Apple'i, see Apple App Store logo on väga sarnane nendega, seda vaatsime, Facebookil on siidse käsi, eks ju, seda vaatsime, siis nüüd see Google'il on teine uus logo tehtud, seda ei ole enam. Aga lihtsalt selline pilt, mis näitab nagu nende logode sarnasust, ütleme, nende salaorganisatsioonide sümbolitega. Et meie kaasaegsetes igapäeval tuntutesse logodesse on tegelikult sisse peidetud mingisugused salaorganisatsioonide sümboolika. See on Disney logo ja siin on ilusti näha jälle niimoodi graafiliselt kujundatud, aga siin on ilusti näha, siin on 6, 6 ja 6. Ja Disney on ma pärast hiljem näitan, et siin on paremini ära toodud 666, on logosse sisse pandud. See 6 on siis või tagurpidi või siis see 6, mis on siin i-täpina, eks ju. Ja Disney muideks on väga tugevalt igasuguse selle vabamüürluse asjaga sees ja näiteks see on, oota see pilt, mis ma sulle näitasin praegu, see on ametlik pilt, varem ta oli planeet Pluto, nüüd on planeedist jaotus tal ära võetud, aga see on siis taevakeha, mis tiirleb päikesesüsteemis, ütleme, kui päike on heliotsentriline, see oli
kus maa peab siis nagu on 3, on ju, selles, ja siis Pluto on seal kuskil kaugemal, ja kui mina olin laps, siis Pluto oli planeet, aga nüüd talle vist ei teadlased ütlevad, et Pluto ei vasta planeedi tingimustele ja võtsid talt selle auastme ära, on ju, et ta ei ole planeet, ta on lihtsalt mingi taevakeha, kuidas nad nimetavad. Aga see on Pluto ametlik pilt, eks ju, sellest taevakehast. Ja vaata, ja tegelikult on selle asja iroonia nagu see, et tal on pandud isegi selle Disney koera Pluto nimi sellele taevakehale. Nii. Ja see on inimesed, kuidas teie üle lihtsalt naerdakse. Et teid lihtsalt lollitatakse ja öeldakse, et see on, vot niisugune on see taevakeha Pluto on ja siin ei olegi midagi nagu rohkem kommenteerida, eks ju. Siin on kuulus Virgin logo, kus on sisse kirjutatud, sisse peidetud sõna seks, et kui hakkad siit, Virgin on siis kuulus lennukompanii, mis tähendab, see Virgin tähendab eesti keeles süütust, et neiu, kes ei ole nagu mehega koos olnud, ei ole siis, ütleme, seksi saanud, siis teda kutsutakse süütuks ja Virgin tähendab süütu ja kui sa siit hakkad minema, siis sa jõuad siia, kus on ilusti sisse kirjutatud, see on S-täht, graafiliselt tehtud S, E ja X ehk siis seks. Ja burrito on mingi Jaapani siis snacks või asi ja siia on siis see toit, mis siia on tehtud, on siis on kujundatud naise vagiina. Ja see on need nüüd seksisümbolid pannakse siia sisse selleks, et seda toitu nagu teha see inimesele atraktiivsemaks, et ta müüks seda nagu paremini. Sa arvad, et võib-olla, et see ei ole, aga tegelikult need on peidetud sõnumid. Ja ma tulen siit edasi. Tulengi nüüd seksisümbolite juurde, näiteks kui sa vaatad nüüd seda pilti, see on vanast ajast juba, kui sa vaatad vasakpoolset pilti, siis see on naine, kes on karika või klaasiga, aga kui sa vaatad seda sama pilti tagurpidi, siis sa näed, et siin on seks sisse joonistatud meelega ja eesmärk ongi nagu see, et kusjuures see reklaam, mida nad müüvad, see on firma, kes paigaldab põrandaid. Põrandapaigaldusfirma, Flooring. Nii. Ja siin üleval kirjutab, et vinüül nagu laminaat põrandad, eks ju, ja Ameerikas, Inglismaal väga palju on see nagu siin stuudios meil, et pannakse maha vaip. Vaat Eestis ei ole väga moes, vähemalt siiamaani pole väga olnud, et vaip pannakse maha, aga see on siis, see on põrandapaigaldusfirma ja nad panevad sul kas vinüülplaadi või panevad mis iganes, panevad vaiba sul maha, aga nad reklaamivad ennast sellise süütu naisega, kes on siis hea põranda peal ja joob klaasist veini, aga sa ei näe seda, et selle sisse on paigaldatud nagu seksisümbol, eks ju. Ja. Nii. Ja vaata, meid on niimoodi, et meid, ja see on nüüd, nagu ma ütlesin, et ka varasema saates, et meile tehakse ajupesu, eks ju, ja meid aeglaselt nagu meie ajusid nagu muditakse, töödeldakse, manipuleeritakse niimoodi, et meie aju mõtleb siis niimoodi. Et see meie aju on nüüd nagu ainult nagu olekski nagu see seksi teema oleks meie ajudes. Ja nüüd vaata, meile öeldakse niimoodi, et
mehed mõtlevad ainult seksi peale, on ju. Üks tuntud maailmakuulus, üks parimaid copywritereid on öelnud niimoodi, et Ameerikas tehti uurimus ja statistika järgi mehed mõtlevad 50% oma ajast, mis nad kulutavad, vaata inimene kogu aeg nagu mõtleb, ta tegeleb iseendaga ja räägib iseendaga ja vaidleb kellegagi ja niimoodi, et 50% pool oma ajast mehed mõtlevad seksile. Ja siis see turundaja ütleb niimoodi, et mul ei ole õrna aimu, mille peale nad oma teise poole ajast kulutavad, on ju, või raiskavad. Nii, aga nüüd see küsimus on nagu see, et kas need reklaamid tehakse nagu sinna sisse, peidetakse seksisümbolid ja seksisõnumid sellepärast, et mehed mõtlevad kogu aeg seksi peale, või on teistpidi, mehed mõtlevad kogu aeg seksi peale sellepärast, et meie ümbritsev reklaam sisaldab peidetud seksisõnumeid. Et vaata, kui sa oled nagu puhtas kiriklikus keskkonnas, kus sa laulad Jumalale, kus sa kuulad Jumala sõna, on ja kus sa oled Jumalaga koos, on ja, siis sa ei mõtle nagu patuseid seksimõtteid. Noh, ma ei saa garanteerida, et keegi ei mõtle, aga tavaliselt, kui inimese mõttemaailm on puhas või ta on Jumala asjade juures, siis ta ei tegele nende asjadega. Aga kui sa elad... See ei ole muidugi iseenesest, ütleme, see mõte iseenesest ei ole patune. Ja. Ma mõtlen, selles mõttes seks iseenesest ei ole patune, on ju. Ja. Et siit võib valesti välja ei, et ära valesti aru saa. Ma räägin sellest, ma räägin praegu peidetud sõnumitest, et see... näe, vaata nagu siin, eks ju. Näiteks. Apelsini mahl, eks ju, mida müüakse sellise reklaamiga ja siin on peidetud sõnum, on ilmselgelt seksuaalne sõnum on siin sees. Kuigi sa võid vaielda, ütled, et siin on ainult 3 apelsini. Näiteks. Jah. Ja vaata, need reklaamid tehaksegi nagu niimoodi, et sa ei saaks nagu, et kui sa vaidlustad, siis sa ütled, et ei, siin on ainult 3 apelsini. Ja muud mitte midagi siin ei ole. Näiteks nagu see BMW on ju. See on BMW reklaam, eks ju, ja aga kui sa keerad selle reklaami teistpidi on ju, siis auto number on oraalseks. Jah. Aga sulle ei näidata seda reklaami, sulle näidatakse seda. Eks ju. Või näiteks see, Coop Konsum, see pole küll Eestist, on ju. See on kuskilt muust maailmast, kus, aga näed, poe nimi on ka Konsum. Ja see, sa ütled, see on sibul, on ju. Aga inimene, kes seda vaatab, näeb siin kohe hoopis midagi muud. Jaa. Ja see tekitab temas, see tekitab inimeses, ütleme, seksuaalseid himusid. Ja sellepärast peidetakse, tehakse need reklaamid niimoodi, et need oleksid nagu, on üldtuntud, et seks müüb on. Ja nüüd need reklaamid tehaksegi meelega selleks niimoodi. Näiteks see on Calvin Kleini reklaam on. Ja sulle tundub, et siin ei ole mitte midagi nagu, süütu reklaam. Mida ta müüb, võib-olla ujumisriideid, eks ju. Aga siin on peidetud sõnum sees ja vulgaarne sõnum on see. Näed, siin sa ei pruugi seda välja näha, on. Lihtsalt on selja taga on tool või see laud. Tavaline näed, kontoritool, kontorilaud on selja taga, aga tüdruku keha asend ja sõnum on see. Kaks Heinekeni pudelit. Õlle. Hollandist. Reklaam, eks ole. See on Heinekeni õllereklaam. Aga kui sa selle ringi keerad, siis sa saad hoopis midagi muud, eks ju. Nii. Õllepudelid, keerad ringi, on nii. See on hiir, arvutihiir. Aga
inimene, noh, see on ilmselgelt viide on hoopis millelgi muule, eks ju. Nii, see on ma ei kujuta ette, kuidas nagu juuksefirma või see on juuksur. Nii. See on naiste juuksuri reklaam. No, ja sa võid öelda, et siin ei ole mitte midagi muud, kui ainult on sõrmed ja sa paned ja juuksur võtab juuksed sõrmede vahel ja lõikab siis niimoodi ära, enne. Ja see on juuksuri reklaam. Aga siin sees on peidetud ja need, ma ei tea, mida sina nägid, aga need on kannad. On. Ja see on kannakreem. Jah. On, jah. Jah, need on kannad. Aga siin on ka peidetud pilt sees, eks ju. No. Nii. Ilus lillede pilt, mis sa näed siin? Ma näen ainult lilli. Näed? Siin on... Ma ei ole nii ära rikutud veel. S. No. S, näed see. S, no. E ja X. Suurelt. Jah, kui sa nõnda tahad näha. Kui sa nõnda tahad näha, on ju. Aga vaata, sa näed ainult lilli, sa näed ilusat lille, aga sulle peidetakse siia sisse sõnum, lihalikke, mis simuleerib või stimuleerib sinu lihalikke himusid. Või näiteks naiivne pildivaataja. Jah, sa oled naiivne pildivaataja ja võtad ainult selle lille osa, aga alateadvus võtab kinni ka selle teise. Või see on Eestis ka tuntud jäätis Magnum. Jah. Alles hiljuti sõin seda vist. Nii. Praami peal. Ja kuidas Magnum ennast reklaamib? Ka kahtlane värk siin, jah. 3 jäätist, eks ju. 3 šokolaadi jäätist, aga paigutatud kindlas kujundis, eks ju. Nii, siin näed. S. Siin on varjuga tehtud E ja siin on... selle õmblusega tehtud X. Ja kõik on niimoodi, alateadvus püüab sul selle kinni, sina nagu ei näegi neid sümboleid siin. Sa vaatad lihtsalt, et tavaline pilt, aga sa ei näe seda sõnumit, et siia on sinu alateadvuse jaoks on paigutatud seksisõnum sisse. Need on õunad, Valter. On või? Jah, need on õunad. Head õunad pakitakse või mingid puuviljad pakitakse nendesse porolonist või penoplastist nendesse korvikestesse, et nad üksteise vastu transportimisel põrkudes lömmi ei läheks ja ei hakkaks mädanema. Nii et need on mingi puuvili, aga ilmselge sõnum jäetakse siin hoopis... See on reklaam jälle. Jaa, see on Ameli Mango, näe. Mango reklaam on see. Jaa. Aga need on kõik meeste jaoks tehtud asjad. Nii. Pepsi pudelid, näed. Kui sa vaatad ainult vasakpoolset, siis sa näed, siin on mingisugused suured tähed lihtsalt niimoodi, aga kui sa paned 2 purki üksteise peale, siis sa saad ilmselge sõnumiseks. Huvitav, keegi on need välja... Nii. See ei ole mango. Tähendab, see on mango, on ju. Jah. Need on mingid pirsikud või versikud või virsikud või midagi, eks ju. See ei ole see koht, kus Jeesus või see piibel ütleb, et mine ja kaeva augukene labidakesega ja siis väljuta oma asi, on ju. Ja see on mandariini viilud, eks ju. Aga kõik süütu puuvilja reklaam on oskuslikult kujundatud niimoodi, et müüb sulle nagu seda puuvilja, aga alateaduses stimuleerib sinu seksuaalseid tunge, ja see kutsub peatuma, vaatama seda reklaami, sest reklaami eesmärk, vaata, reklaam on sul tänavapildis või kuskil, kus autoga sõidad, näiteks ma tulin Saaremaalt Kuressaare poole või sealt Kuivastust Kuressaare poole, siis seal on päris palju, tee peal on ka reklaame. Ja siis sul on sageli ühe reklaami jaoks on ainult 2-3 sekundit. Siis sa oled möödas.
ja nüüd reklaami eesmärk ja isegi kui sa linnas kõnnid või internetis, sa klikid kohe minema. Reklaami eesmärk on püüda sinu tähelepanu. Ja nüüd reklaam tehakse ja pannakse sinna see alateadlik, see peidetud sõnum sinna sisse, et ja just nimelt see sama seksiteemaline, et see püüab inimese tähelepanu ja isegi kui sa sellest niisama mööda lähed, siis see ometi nagu stimuleerib sinu nagu see mängib sinu lihalikule loomusele. See ei mängi sinu uuele inimesele, vaimsele inimesele, eks ju. Nii. See on ajakiri, ei, ära loe valesti, see on SFX, mitte SEX. Näe, siin on selgelt SFX. SFX, aga sageli pannakse see mees, pannakse selle F-i ette nii. Pea pannakse siia ette, siin, ja nüüd inimene automaatselt loeb siia teise sõna. Ja ta kohe ostab. On ju. Kuigi ajakirja pilt on SFX, mis iganes see SFX tähendab, on ju, siis inimene loeb automaatselt SEX. Siin on Skaudi reklaam, näed siin, aga siia pükste peale on kirjutatud vaikselt sisse seks. Hakkad uurima siin, näe, S, E on väike E niimoodi, ja siin on X. Vaata, mida kõik patun inimene leiab. Ja mis on? See on Pepsi reklaam. Nii, ja pannakse tavaline poiste, meil olid... Kas see meie suguste alateadvust ka mõjutab või? Et sa oled juba nii vana enam ei taha või? Ei, ma mõtlen, et ma ei saa siit aru, siin alumise pildi peal on küll see nagu otseselt välja toodud, aga ülemise pildi pealt ei loe seda kuidagi välja. Sa, aga ta on seal sees, on ja ta on ikkagi nagu nende poolt tehtud, et kuhugi peita see... meestel see värk käib ikkagi surmani. Jah, käib surmani ja see... Ja nüüd selleks, et müüa, vaata meie all olid pioneerid, on ju, punase rätiga, neil on Skaudid kollase rätiga, aga Pepsi kasutab siin reklaamis, kirjutab nagu, see on taotluslik, eks ju. Nii, Skittles, need on kommid, vaata muidu MM on, kommi peal on M on ja, siin on S, Skittles, nii, ja siin on marja ja nende kommide peal on S on ja siin on explosion ehk plahvatus on ja see komm on täpselt siin selle explosioni ees. Ja mis sa siit kätte saad? Jälle selle sama sõnumi, seks. Nii, praegu, ja siin on jälle järgmine asi, mis sa meile alkoholireklaam, siin on jääkuubikud ja jääkuubikud on oskuslikult kujundatud niimoodi, et jälle sõnum on siin sees. Nii, aga raadios meie aeg saab siin raadios täis. Ja palju sul aeg on? Minul on. Siis teeme praegu esimese osa lõpetame nii ära või? Näiteks. On ju? Mis sa arvad? Et näitame seda kõigepealt ka, et maakera on ümmargune. Okei. Ja raadios läheb järgmise programmi peale ja nüüd me vaatame, mis siin pildiraadios edasi siin on küll Saaremaa ümmargune. Jah, Saaremaa on ka ümmargune, jah. Tead, mul oligi niimoodi, et kui ma kuivastus tulin, ma mõtlesin, et auto ei lähe üldse, kogu aeg pidin üles mäge sõitma. Nii? Kogu aeg üles mäge ja siis kuskil, kuskil keskel seal Kõljalakandis hakkasin alla veerema. Jah, no võt. Ja muudku veered ja peaaegu üks mööda veerend. Kuressaarest merre veerend, eks ju. Panin käsi piduri peale. Nii, et selline on tegelikult Saaremaa, eks ole. Jah. Okei. Ja tegelikult sa saad sellele ringi peale teha. Või siin lõpetame ja vaatame, mis saab edasi. Jah. Aitäh praegu, Egon.